Tallinna Kalevil on meistriliigas see hooaeg käinud tõusude mõõnadega, hetkel on siis kahjuks käinud mõõn. Kuidas sa vaataksid tagasi sellele poolaastale? No esimese ringi kohta me tegime selle videointervjuu, et seal ma rääkisin, et kuidas oli. Ja teine ring algas, minu arust oli kas 3 mängust vist oli 7 punkti ja siis tulid kaotused. Siin on järjest tulnud kõik kaotused. Samas on Miljandiga veel mängimata. Et kõige hullem on see, et me teadsime enne hooaja algust, et nii kui hakkab suvi või suvi on ligidal, tekib meil automaatselt kohe probleemid. Ja kahjuks me ei saa seda olukorda nii lihtsalt muuta, et motivatsiooniga tekivad probleemid ja mängijatel on muud silmapiiril muud asjad kui ainult jalgpall. Et kui on talv ja kevad, siis mis on ikka kodus istuvad, et kõigil meeldib teha ja olla selle jalgpalli juures. Aga kui suvel on igal pool muid asju, raha teenimisvõimalused, puhkused, rannad, ilusad tüdrukud, et arusaadav amatööri kohta. Et kui meil on motivatsiooniga probleemidega väga-väga raske. Aga nüüd juulikuus on meil tähtsad mängud tulemas, et peame leidma mingi motivatsiooni või võimaluse, et tuleks uuesti sära silmadesse ja kuidagi saavutaksime need omale vajalikud punktid, et ega järgmine aasta kindlasti mängida meistriliigas. Selge, vaadates nüüd tagasi selle esimesel poolaastale, oskad sa tuua mingi sellise kõige olulisema hetke või kõige parem emotsioon, mis asjast on, et see ei pea olema üldse mäng, see võib olla mingi mängupildi paranemine, mis iganes, et mis oli see positiivne emotsioon esimesest poolaastast, mille te kaasa võtate? No positiivne emotsioon on see, et me võime põhimõtteliselt mängida kõikide meeskondadega. Väga raske on loomulikult Floraga, kes on füüsiliselt väga-väga tugev ja taktiliselt väga-väga hea. Loomulikult on ka head mängijad, siis Nõmme Kalju, kelle vastu on väga-väga raske, et kuna need on kõik teine klass natuke. Aga kõik ülejäänud meeskonnad, et me võime kõikidega mängida. Positiivne emotsioon. Võib-olla Viik Levaediaga? Ei, kindlasti mitte, et viimasel minutil oli penalt, mida ei antud, et muidu jah, et oleks, aga 0-0 pealt ei väga positiivsed emotsiooni, mis emotsioon tekib selle pealt, et kas meeskond mängib hästi või võidab midagi. 0-0 annab mingisuguse punkti tabelisse, aga et ta nii mingine supertulamus oleks, seda ma ei ütle, et negatiivsed emotsioonid, et seal Narva vastu võeti võitele, üteldi, et läks tuli valesti. Levadia vastu samamoodi. Et jah, samas Tartu vastu saime kergelt penalti ja lõpus, et jalgpall ongi selline. Aga positiivsed emotsioonid on veel sellised, et palju mängijaid saime meeskonda hooaja alguses ja kõigil oli kõrgel. Et see oli positiivne. Eks nüüd juunis või juulis tuleb jälle meil uusi mängeid juurde. Mingid mängijad ka on lõpetanud või lahkuvad, aga eks see ongi meie nagu selline olukord, et kui meil ei ole palgalisi mängijaid, siis meil on ootame nii kaua, kui nemad võtavad mängida ära, siis meie saame ülejääda. Selge, et juuli ongi nüüd kohe käes, et järsku sa saaksid juba avalikustada mingisuguseid selliseid samme, mis on plaanis teha või on praegu kõik alles, ütleme siis, jutude tasandil? Jah, jutu tasandil on pakun 5 mängijat, võib-olla 6 mängijat või 7. Kindlad on juba 3 mängijat juba kindlad, kes meiega liituvad. Saad sa need ka nimetada? No nimetan siis, kui need on meil meeskonnas kirjas, et ei tekiks pärast mingit probleemi. Aga kõik kokkulepped on olemas 3 mängijaga ja klubidega, et ei tohiks mingit probleemi olla. Ja lahkujatest? No Taavi Viikna lõpetab, et jalaga ei saa korda. Külmaga on arvatavasti kõik. Mamedov on
kõik see aasta. Siis kas Karpatšev mängib ja mängib, arvatavasti vist mitte. Kui ma nüüd selle nimekirja täpselt ette saaksin, et jah, et siin on veel väravahid. Loodame, et saavad juulikuust kõik enam-vähem mingil määral trenni. Et uusi väravahti juurde võtta meil ei ole mõtet, sest et meil enda väravahid saavad terveks, et 9-8 mängus kedagi lihtsalt võtta, et sellel ei ole mõtet, et peab lihtsalt üks värav terveks saama Kuressaare mängus. Oskaksid sa esimese poolaasta jooksul välja tuua ka mõne nime, kellega te jäite väga rahule või siis oli niisugune positiivne üllatus? Et individuaalsed mängid jah, ma niimoodi otseselt ei saa ütelda, et keegi oleks mänginud väga-väga hästi terve aasta. Nii nagu Mart Venevas mängis täitsa oma tasemel, aga neid superseile ka ta väga palju teinud, et ta väga palju polki lihtsalt teha. Et kui me mängisime hästi, siis väga palju ei olnud ka väravahi tööd. Eks meil meeldib mängida oma selle kunstpuru peal või kunstpuru peal meeldib meile mängida. Miks see niimoodi on, et eks ta meil ongi nagu selline mängustiil, kus saaks nagu lükata seda palli ja kunstpuru peal on lihtsam lükata. Selge, et kuidas oled rahul selleaastaste võõrlegionäridega? Vot jälle selline küsimus, et mõnes mängus oleme rahul, mõnes mängus absoluutselt mitte, mõnes mängus hästi, mitte hästi. Et kõikumine on seinast seina ja iga mängib personaalselt samamoodi. Võib teha üks laupäev supermängu, järgmine laupäev täitsa 0. Ja see kõik on kindlasti seotud peaga, et just see, ma nüüd ei taha midagi ütelda, ma ütlen, et see kõik jääb peast läbi. Selge, ja lähme nüüd siis enda klubi juurest vaatame ka liiga poole, et kuidas sa nüüd poolaasta järel võtaksid meistriliiga klubid kokku, et kes tuleb meistriks, kes läheb välja ja mitmendale kohale tuleb Tallinna Kalev? Jällegi ma ennustaja on väga raske ennustada, aga komplekteeritus põhjal ma ütlen jälle samamoodi, et Kalju on kõige tugevam ja Flora järgmine, aga eks see Füssa ja võib-olla siis mängujoonis võib-olla annavad mingi Florale ka mingit eelist, aga eks siis Levadia kindlasti 3. Edasi mina arvan ikka nagu aasta alguses, et Paide on tugevasti 4. meeskond. Kas nad suudavad selle välja mängida, ei suuda, seda näitab aeg. Neil 5-6 Narva Sillamäe võivad ka 4. tulla, kui Paide ei saa. Edasi meie Viljandi, ma loodan. Ja siis Tartu ja Kuressaare peaks olema need, kes mängivad seda väljakukujat ülemineku. See on, ma loodan muidugi niimoodi, ma loodan, et me sinna ei kuku, ei tohi kukkuda. Aga ei tea, kui Tartu toob nagu, mis ta oli siis 3. tagasi, 10 mängijat välismaalt juurde teiseks poolaastaks ja võtavad teise poolaastaga oma 15-20 punkti, ongi korras. Jah, ja millised on siis Tallinna Kalevi eesmärgid teiseks poolaastaks? Teiseks poolaastaks meie eesmärk on, et võita mänge nii palju, kui võita on võimalik. Karikas läksime Nõmme Kaljuga. Loomulikult läheme mängima võidu peale seda mängu, karika mängus ei saa mitte midagi muud. Oma kodus mängime ka. Ja liigas hakkab niimoodi pihta, et Kuressaare, Levadia, Tartu. Et kui nendest mängudest saaks korralikult punkte, siis võiks juba edasi teha natuke rohkem pingevabalt ja siis vaatab edasi, mis teha. Et siis on juuli lõpp käes, siis saab viimased üleminekud ja asjad teha, et pärast seda saab täpselt rääkida, et kuidas me need punkte oleme saanud nendest 3 mängust, et siis vaatame edasi.